Anne Kurepalu juba tutvustas mind, lisaksin juurde, ma olen Käsmu küla mees, sündisin Käsmus Ässa talus, saan selle Lemeti Suurekivi vastas peaaegu 1914. aastal. Nii et olen küllalt vana mees juba. Aga esivanemad on põlised Käsmu kalurid ja meremehed. Aga esivanemaid on ka paljudest teistest rannaküladest, sest naisi võeti ja sageli mujalt, ka siit Pamse ja Ilumäe kandist. Ma lubasin Anne Kurepalule, et teen ettekande Käsmu ajaloost, aga seda ma olen küll uurinud, aga täna räägiksin siiski nii ettevaatuse mõttes, sest ei tea, kui hea ettekandja ma olen, ainult paarist juhtumist Käsmu minevikust. Ma ei tea, kas te olete nii Käsmu poolsaarest ettekujutust, mul on üks väike omasaegsest Russovi joonistusest on kaart, ma laseksin selle ringi käia, et näha, kus see Käsmu, asuda Käsmu poolsaar. Ma olin 12 aastat vana, kui mu vanaisa Jakob Kristenbrun, Käsmu elupõline meremees suri. Ta oli kauaaegne purjelaevade kapten ja ligines juba 70 aastale, kui raatsis mere peal ära tulla. Püüdis siis kala ja pidas rannatalu ja elupäevad said otsa 81 aastaselt. Juhtus see ka õnnetuse kaudu, tegi Heinamaal koormat vankrile, noor ja Peru hobune järsult tõmbas, vanaisa kukkus kõrgelt üle kaela ja jäi põdema. Meri teda ei võtnud, kuigi need olid imelood, kuidas ta vahel oli pääsenud. Meelde jäävam nendest oli päris pea otsast tormis ümber läinud puuveo purjeka põhjale ronimine ja seal terve öö koos ühe teise Käsmu mehega kiilust kinni hoidmine oli päris pea kalurid hommiku valgenedes neid päästsid. Mu vanaisa ei olnud aastatki koolis käinud, kuid oskas lugeda ja kirjutada. 58-aastase mehena käis ta Liibavis merekooli juures komisjoni ees, kus õiendas metskapteni eksami ja sai diplomi. Ma laseksin veel selle metskapteni diplomi ka ringi käia, et te näeksite, mismoodi vanasti. Tema isa Toomas, kah meremees ja Seppa talu peremees Käsmus, sai metsas talvel puude langetamisel surma. Sellel ajal langetati puid nii, et kirvega raiuti tüvi alt läbi, saage selleks ei kasutatud. Toomas olnud suur ja tugev mees, sasis rinnust kinni ja viskas üle aia külavaheteele randrüütlite ohvitseri, kui see ratsapitsaga talle näkku lõi. Läksis ise väravast järgi ja randrüütli päästsid ta käest naine ja poeg, kes vahele tuli. Toomase isa Seppa Mart, perekonnanime tal veel ei olnud, sest nii tanti alles 1835. aastal saadeti Soola salakaubaveo pärast Siberisse. Nii mulle igatahes räägiti, kui ma olin poisike. Ja see vanaisa jutt on seistud mul hästi meelest tänini. Edasi, või õieti veelgi tagasi ajalukku minnes, selle Seppa Mardi isa Kamar suri parimas mehe eas. Tema surmapõhjust ei ole teada. Selle Mardi isaga Pällu Juhan sõitis sügistormis 1756. aastal koos oma noorema venna Jüriga purjepaadiga, ei ole teada, kas see kalapaad, puuveopaad, Saartneeme, see on see nendene Koragisaar, ja Leidi Madaliku vahel, see on Mobineeme poolt suunast, veealusele kivile. Paat läks ümber ja vennad uppusid. Järgi jäid naised väikeste lastega. Õnnetus oli traagiline, mälestus vendade hukkumisest või rahvapärimusse ja seda veealust hiigelkivi nimetatakse tänapäevalgi veel vendade elukohatalu järgi Pällubaasiks. Nüüd lisaksin veel selle Juhani isast, Pällu Mardist mõne sõna ja kogu mu isapoolne suguvõsa oleks rääginud. Sellega on mul ka väike eesmärk. Nimelt on mul palju kordi küsitud, et see Kristenbruni nimi on ju rootsipärane nimi ja kas teie esivanemad on olnud rootslased.
Nimi siin küll ei tähenda midagi. See on antud Käsmu mehele Sepa Toomasele 1835. aastal ja rahvapärimus vanaisa jutustus räägib sellest nime saamisest järgmise loo. Sepa Toomas ja Heigi Joonas olid suured sõprad, sõitsid koos ühel puuveolaeval ja koos käisid ka Soome rannas kala püüdmas. Neil olid Soomes Hamina linnas head tuttavad või sõprad, 2 venda, kes pidasid kauplust ja nimedeks olid neil Kristjan Bruun ja Anton Bruun. Kui nüüd 1835. aastal tuli Eestimaal ja ka Käsmus perekonnanimede panemine, siis võtsid Sepa Toomas ja Heigi Joonas endile perekonnanimedeks Soome sõprade järgi Kristjan Bruun ja Anton Bruun. Rootsi esivanematest ei tea ma midagi. Neid võis olla kaugete esivanemate hulgas, võis ka mitte olla. Soomel minus aga mõni kilp on, nagu vist kõigist Viru randlastest, ja seda peaks kinnitama ka mu pikaldane iseloom. Isegi nüüd siin andis see tunda. Lubasin Anne Kurepalule, et teen hea ettekande Käsmu minevikust, aga ei jõudnud sellega valmisti. Üle nimetatud õnnetult uppunud Tallu Juhani isa Tallu Mart on kaugem esivanem, kelle jälile olen jõudnud oma arhiivi uurimustes. Kaugemale enam ei saa, sest kirikuraamatud ja Nirki vinklikud on säilinud alates 1711. aastast, see on ajast peale Põhjasõda. Tallu Martist on teada, et oli Hansu poeg, sündinud 1685. aasta paiku ja oli peale Põhjasõja lõppemist Tammse mõisas, tähendab siin esimese parun Taaleni juures sulaseks. Sündinud võis ta olla kusagil siin meie praeguse asukoha lähedal, kas Palmses, Ilumäel, Võhmal, Vatkul, Võsul, Erus, aga võimalik ka, et Käsmu. 1717. aastal abiellub ta Palmse mõisa tüdruku Leenuga ja 1718. aastal sünnib poeg Gustav, kellest saab hiljem Käsmu Pällutalu peremees ja kes on Käsmu küla väga arvuka pruunide suguvõsa esiisa. Samal või järgmisel aastal paneb parun Marti Võsule Simona Tallu peremeheks ja seal sünnib 1720 teine poeg Juhan, Kristjan Bruuni teise isa, seesama, kes uppus. Mõne aasta pärast, kui Palmse Paalen saab Aaspere mõisa ja Käsmu küla omanikuks, viib ta Marti Käsmu, paneb Tallu peremeheks ja rannakupjaks. Rannakupja kohustuseks oli külainimestelt maksude kogumine ja arvatavasti ka mõisa küttepuude veo korraldamine rannast Tallinna. Käsmu kalurid ja rannatalunikud mõisas teole ei käinud. Atramaa revisjonides on märgitud, et neil on vähe maad ja see kõik on liivane ja kivine ja vilja ei anna. Nad elatavad ennast ainult kalapüügist. Mõisale peavad nad andma soolatud ja kuivatatud kala reina ja kui püüki on, siis ka värsket. Siis veel heina ja raiuma mõisale metsast küttepuid. Iga peremees peab mõned korrad suve jooksul mõisapaadiga Reevalis käima ja sinna küttepuid viima. Nii on siis meri alati olnud Käsmu inimeste toitja ja meeste tööpõld. Vällu Marti poolt olen ma siis vist küll Eestimaa mees. Marti poeg Juhan võttis aga naise Lahe külast. See oli Saare-Jüri tütar Eeva ja Saare-Jüri oli juba soomlane. Huvitavam lugu oli aga selle Juhani ja Eeva poja Marti naise Anne päritoluga. Anne oli nimelt parun Paaleni poolt Vatkülli mõisast, see on Viitna lähedal teiselt pool teed. 1736. aastal Käsmu Seppaks toodud, Sepp Juhani tütar. Sepp Juhan oli aga ka puha soomlane ja muide päris keerulise elusaatusega. Tema isa Kaarel Eeriku poeg, sündinud Soomes Tavastus Hollolase kihelkonnas. Mul ei ole veel aimu, kus see koht võiks olla. Oli Põhjasõja ajal koos perekonnaga Venemaale sõjavangi viidud. Sealt oli ta 1724. aasta paiku Eestisse pääsenud ja Paalenile kuuluvasse Vatku mõisa elama asunud.
Poeg Juhan, kes oli sepp, toodi sealt 11 aastat hiljem Käsmu. See on muidugi vägagi huvitav, miks säärane meistrimees sellesse vaesesse rannakülla toodi. Tahtmatult tekib mõte, et Paalin hakkas siin oma laevu ehitama. Laevad ju Pamse mõisas sellel ajal olid. Mida ütleb selle kohta näiteks 7. Linnus. Kinnituseks sellele tooksin veel tähelpaneku Haljala rannakapeliti kirikuraamatust, kus selgub, et 1740–50 aastate vahel on Käsmus elanud keegi Schiffer, see on laevnik Hindrich Lundberg ja puumeister Stromberg. Ka niisugused mehed, kes laevandusega võivad olla seotud. Ka kohalike Käsmu meeste nimede juures on sellel ajal ja hiljemgi märgitud kippar või matros. Olgu märgitud, et see sepp Juhan asus Käsmus elama tema ameti järgi kutsuma hakatud Seppa tallu. See on see, kus praegu on pioneeride laager. Sellel ajal see küll veel talu ei olnud. Talukohaks sai Seppa mõnikümmend aastat hiljem. Sama Seppa talu all rannal hakkas 19. sajandi lõpul selleaegne Seppa talu peremees Joosep Kristenbrunn laevu ehitama. Käsmu laevanduse ajaloost ma seekord siiski rääkida ei taha. See on pikem ja tõsisem teema ja ma tean, et sellest veel vähe tean. Selle asemel räägiksin ma veidi sellest soolakaubaveost, mille pärast Seppa Mart 1829. aastal Siberisse saaditi. Seppa Mart, endine Heigi talu sulane ja selle järgi kippar, kirikukirjadest mitu korda nimetatud kippar Mart, sai Seppa talu peremeheks 1800–1803 aastate paiku. Talu oli tühjaks jäänud, sest omaaegse Sepp Juhani meessoost järeltulijad olid kas välja surnud või Soome pagenud. Vanaisa jutustuse järgi ei olevat Seppa Mart selles soola asjas ise suusüütlane olnudki. Sagadi mehed olevat tahtnud soolaga oma rannas maale pääseda, kuid randrüütlid olevat ees olnud ja nad tulnud siis paatidega Käsmu randa ja palunud Marti, et see laseks soola peita oma kuuridesse. Mart lubanudki, kuid siis tulnud randrüütlid teinud läbi otsimise ja oligi sisse kukkumine. Mart viidud soldatite vahel külast ära, terve külarahvas olnud tie ääres ja naised nutnud. Möödunud talvel oli mul õnne ja leidsin riigi keskarhiivis kohtuprotokolli, kus oli võrdlemisi pikalt kirja pandud Katendaki mõisa Kasperviiki küla talupoegade, Seppa Mardi ja Järve Juhani, Vergi küla talupoegade, neid oli 6 meest ja Jorita küla 2 meest soola salakaubaveo asi. Kohtuprotokollid algavad vahtmeister Petrovi tunnistusega. Ma nüüd toon siin lühidalt selle kohtuloo ära. 21.–22. novembri öösel 1828. aastal leidsid randrüütlid oma patrullkäigul vahtmeister Petrovi juhtimisel Käsmu lähedal Palganiemi tipu lähedal rannal 3 paati, millede juures olid jäljed soola laadimisest ja kust viisid vankrijäljed, teises tunnistuses Ree või Saanjäljed, ühed Käsmu küla poole ja teised Käsmu järve suunas, kus elas vaba talupoeg Järve Juhan. Jäljed olid hästi näha, sest öösel oli lund sadanud. Külasse viivad jäljed viisid talupoeg Seppa Mardi maja juurde. Läbi otsimisel leiti Mardi eluruumidest, eeskojast, heinalaust ja ranna lähedal asuvast üsna lagunenud vanast elumajast kokku 9 tünni mitmesuguses suuruses ja 20 kotti soola. Järve Juhani juurest leiti läbi otsimisel 6 tünni ja 2 kotti soola. Kõik see sool salakaup konfiskeeriti ja veeti hobustega Käsmu Kroonumajja korduni, mis asus Seppa talust poole versta kaugusel. Kokku oli soola 228 puuda ja 5 naela.
Hiljem viidi see sool 13 hobuse koormaga Käsmu kordonist Kunda tolliametisse. Aga 3 paati koos purjede ja kõigega, mis seal oli, toodi Palganeemelt Käsmu kordoni. Nii oli see lugu lühidalt vahtmeister Petrovi tunnistuse järgi. Irujärva vasallkohus, kus seda salakaubavõja asja arutati 12. veebruarist 29 kuni 17. detsembrini 1829, see on tervelt 10 kuud, ja kus kuuleti üle tunnistajatena 4 randrüütlit ja paljud Käsmu Vergi ja Jorrika talupojad, selgub protokollidest, et salakaup avastati mitte juhuslikult patrullimisel, vaid tegu oli kaebamisega ja kaebajaks arvati olevat Käsmu kõrtsmik Jaan. Edasi oli sündmuste käik kohtuprotokollide järgi. Randrüütlite ilmumisel hommikul kell 8 Seppa tallu oli peremees Mart olnud täiesti purjus. Tema majast avastatud salakaupa ta omaks ei tunnistanud. Selle olevat toonud öösel tema majja Vihula mõisale kuuluvad Järgi külamehed, kelledest ta 3 olevat tundnud. Vanapere Juhan Jaagu Madis ja endise randrüütli poeg Otto Strandel. Nii et mehed olevat öösel kõva tormiga paatidega randunud Palganeeme, soola siis tema juurde toonud ja tema hoonetesse peitnud. Enne olevat teda purju joodetud ja kõike seda ilma tema nõusolekuta tehtud. Ta isegi ei tea, kui palju soola oli. Vergimehed vanapere Juhan ja Jaagu Madis Otto Strandel oli põgenenud ja teda kätte ei saadud. Ütlesid algul, et nemad sellest soolast midagi ei tea ja Soomesega ka Käsmus nad käinud ei ole. Hiljem siiski tunnistasid üles ja tehti kindlaks ka ülejäänud 3 kaasosalist vergimeest. Ei pääsnud ka Sepa Mardi salgamine. Ta oli ikkagi habistanud Palganiemes soola maha laadida ja oma hobusega seda Seppale vedanud. Tema olevatki ettepaneku teinud sool Seppale vedada. Vanapere Juhan tahtnud seda metsa võita. Koos olevat nad ka brandveini joonad, põletatud viin. Koos Sepa Mardiga langes kahtluse alla ka ta 19-aastane poeg Toomas, hilisem Sepa talu peremees Toomas Kristenbrun. Vaatamata Marti, Toomase ja tunnistajate seletuste vasturääkivusele ei saadud ta süüd kaasa aitamises siiski kindlaks teha ja Toomast kohtualuste nimekirjas ei ole võetud. Soola leidmisel ja konfiskeerimisel Sepa talust võeti Sepa Mart kohe vahi alla, et ta üles tunnistaks, kes selle soola on toonud ja kelle oma see on. Mõne aja pärast ta siiski vabastati, kuid vangistati uuesti asja kohtusse jõudmisel. Viigi Aagenrichti härra juurde ja sealt edasi Tallinna lossi Toompea vanglasse. Vangis Tallinnas olid ka teised süütlased asjaosalised, Järve Juhan Käsmus, 6 Vergi talumeest ja 2 Jorrika külameest. Järve Juhan soola toomise ja läbiotsimise päeval kodus ei olnud. Ta oma jutu järgi olevat ta siis olnud kodust ära Rakvere linnas kaupa ostmas, müümas ja sellepärast ta soolaveost midagi ei tea. Ta ilmus kordonisse 3. päeval pärast läbiotsimist oma hobuse ja vankri järele, millega randrüütlid tema talust leitud soolakordoni olid vedanud. Salgamine muidugi ei päästnud. Süü tehti kindlaks ja Järve Juhan samuti vangistati. Randrüütlid tunnistasid, et ta oli nende ilmumisel kodust metsa jooksnud. Tema juurest leitud sool kuulus 2 Jorrika külamehele. Kohtus kuulati üle veel 10 Käsmu talumeest, kelledel aga olulist midagi öelda ei olnud, kuid oma tunnistustes püüdsid nad Käsmu meeste Sepa Marti ja Järve Juhani süüd vähendada. Kohtu-uurijad hakkasid millegipärast neid tunnistajaid endid kahtlustama ja pärima, kas nad ise ei ole soola vedamisega tegelenud. Kohtumaterjalide juurde oli lisatud Haljala kirikuõpetaja pastor Spindleri iseloomustused kõigi kaebealuste kohta. Need olid eranditult heatahtlikud ja positiivsed. Ainult Sepa Mardi iseloomustuses oli märgitud, et ta on jumalakartlik, käib korralikult armulaual ja on hea talu peremees, kuid teeb endale mitte just harva liiga brandveini joomisega. Ka Järve Juhani kohta on öeldud,
et armastab seda Brandtveili rohkem, kui see sobib ja õige on. Ühe Jorika külamehe Uustalu ehk Möltri Toomas Kaareli kohta märgib pastor, et ta on juba aastaid oma naisega vaenus ja tülis elab, kuid muidu on ka õigiti korralik ja hea peremees. Vergimeestest vanapere Juhan on üks eeskujulikum ja korralikum peremees terves Vihula mõisas ja aastaid olnud Vergiküla kiriku vöörmünder. Samuti on ka kõik teised olnud jumalakartlikud, vaiksed ja virkad taluperemehed. Kõik olid abielu inimesed ja nende vanus ja laste arv on täpselt ära märgitud. On huvitav, et ükski mees ei ole ülekuulamisel teadnud öelda oma täpset vanust. Pastori iseloomustustes on aga vanused märgitud täpselt ja küllalt ka õieti. Vaheg on 1–4 aastat. Kirjaoskaja ei ole ükski talumees ega garantrüütel. Kõik kinnitavad oma ausast südamest antud tunnistust 3 ristiga. Edasi on protokollide juurde lisatud kõikide kohtualuste varanduste nimekiri inventuuri järgi. Näib, et enne inventuuri tegijate kohale jõudmist jõuti oma vara natukest kõrvale toimetada, sest see varandus, mis kirja on pandud, on võrdlemisi napp ja väikesearvuline, eriti Vergi ja Jorika meestel. Sepamargi varanduse nimekiri on nendest kõige pikem, kuid on siiski ka vähe usutav, et tema talus oli ainult 1 vikkat, 1 sirp, 1 tool, 1 kirves, 2 taldrekut, 4 lusikat, 1 kukk, 1 kana. Väärtuslikumaist asjadest on Sepamargil kirja pandud 1 hobune, 1 lehm, 2 lammast, 1 kalapaat, 13 kalavõrku. Ülejäänud asjad on tünnid, pütid, kastid, hobuseriistad, vopp, haspel, seljariideti on kirjas, nende seast ka 1 naise kuub või seelik. Rahvapärimuse järgi olevat Mardi varandus müüdud ära kuni puulusikateni, nii et poeg Toomasel tulnud peale hakata 2 palja käega. Sama pärimuse järgi olevat Sepamart saadetud Soola salakauba veo pärast Siberisse ja sinna ta kadunudki. Ta oli siis 58 aastat vana. 1834. aasta hingeloendist on Marti nime järgi raskesti loetav märge, et ta käsmust on ära läinud. Külal kirjeldatud kohtuprotokollides ja kohtuotsuses ei ole mingit märkust või viidet Siberisse saatmise või üldse vanklakaristuse kohta. Kohtuasi lõpeb otsusega 30. oktoobrist 1929, millega Annikvere mõisa Jorika küla talupoegadele määratakse Soomest salaja sisse toodud 73 puuda 15 naela soola eest, mida nad peitsid käsmu vaba talupoja Järve Juhani juurde trahvi summa selle soola 5-kordse tolliväärtuse suuruses ja see on 330 rupla ja 18 3/4 kopikat. Järve Juhanit trahvitakse salakauba soola vastuvõtmise, peitmises ja avalikus müümises 172 rupla ja 72 kopikaga. Vihula mõisa Vergiküla 6 talupojale määratakse 154 puuda 30 naela soola sissetoomise eest trahvi 696 rupla ja 37,5 kopikat. Ja Katendaki mõisa Käsmaküla talupojale Sepa Martile selle soola teadliku vastuvõttu ja peitmise eest trahv 361 rupla ja 90 kopikat, mida tuleb ära õiendada kroonukassas. Sepa Martile määrati niisiis kõige suurem trahv. Arvata on, et oksjoni varanduse müügist saadud summa kattis sellest trahvist ainult väikese osa. Ülejäänud summat ei olnud Margil kusagilt võtta. Võimalik, et rahatrahv asendati siis vanglakaristusega ja isegi Siberisse saatmisega, kuigi see karistus tundub olevat liiga ränk. Ülanimetatud kohtuotsus võis tulla kinnitamisele kõrgemas kohtuinstantsis, kuid arhiivis selle kohta andmeid leida ei õnnestunud. Salakauba kohtuprotsesse, mis puudutavad käsmumehi, tuleb kohtumaterjalides ette ka hiljem. Käesolev juhtum oli aga üks esimesi ja
suurima soolakogusega sissekukkumine üldse. Märkida võib, et paar aastat hiljem, 1831, kahtlustatakse sama Järve Juhani venda ja poegi Gustav ja Madis nende elamute lähedal metsas okste alla peidetud 2 tünni ja 3 kotti soola sisse toomises. Kindlaks ei saadud aga midagi teha, hoolimata sellest, et peidetud soola lähedalt leiti vankri murdunud osa, mis kuulus Järve Juhani vankrile. Mehed pääsesid seekord terve nahaga. Võib-olla vaatas asjale kergemalt ka parun Bellingshausen, kes oli selles asjas kohtunikuks. Samal 1831. aasta lõpul on aga veel teine kohtuasi, kus need samad Järve Juhani pojad, Gustav ja Madis, soola sissetoomise kaasa aitamise eest saavad küll puhtsüdameliku ülestunnistamise eest trahvist vabaks, kuid et edaspidi enam niisuguse teoga tegemist ei teeks, siis kumbagile karistusest 25 keppi hoopi. Kes viimases kohtuasjas süütlased, see on salakauba sissetoojad olid, ei ole avastatud. Järgnevalt räägiksin ühest palju vanemast kohtuürikust. Piljan on pärit 1677. aastast, seega Rootsi ajast. Enne põhjasõja aegsetest aegadest, nii vanast Ordu ajast kui ka 17. sajandi Rootsi ajast, on Käsmusse puutuvaid arhiivi allikaid leitud väga vähe. Üks säärane haruldus on ülalmainitud 1677. aasta kohtuprotokoll. Huvitaval kombel on sellel sündmusel omamoodi tähtpäev. Nimelt möödus tänavu sügisel täpselt 300 aastat sellest päevast, kui Kasperviiki küla talupoeg, Peebupoeg Jürgen Porgaste veski juures raius noaga surnuks Reuter Johan Lesta. Süüdistusena päris talupoja Peepo Jürgeni peale on esitanud Katendaki mõisnik oberstleitnant Wilhelm Heinrich Asper, seega sama mees, kes 50 aastat hiljem Käsmu kabeli ehitas. Tõrjutinu on toimunud 1676. aasta sügisel. Kohus alustab asja arutamist 9. veebruaril 1677. aastal. Kohtualune pärustalupoeg Peepo Jürgen Kasperviikist, 50 aastat vana, oskab palvetada, käib armulaual ja on peale kuritegu pool aastat lossis vangis olnud. See on Tallinnas Toompea lossi vanklas. Annab kohtule seletuse. Ta ütleb, et ainult suur häda viis teda tapmisele. Ta olnud veski juures, et vilja jahvatada. Reiter tuli linnast ja veski juures küsis õlut. Kui ta midagi ei saanud, tuli nende juurde, võttis kannu ja jõi. Kui ta Jürgeni märkas, hakkas teda norima ning lööma. Teised tõmbasid Reiteri eemale ja Jürgen istus maha. Pisut hiljem tuli Reiter tema juurde ja ütles, Vader, lepime. Seepeale anti Reiterile üks kann ja Jürgenile teine kann õlut ning nad leppisid. Pärast joomist pani Jürgen enda taas kanepi seenetele magama ja kui ta uinus, tuli Reiter uuesti tema juurde, lõi ta veriseks ja torkis kannustega. Jürgen palus teda ja hüüdis appi ja kui teised juurde tulid ja Reiteri eemale tõmbasid, jäi Jürgen oma kohale lamama. Kui Möltri naine neid sööma kutsus, tõusnud ta üles. Kuidas aga nii kaugele läks, et Reiterit noaga raius, ei teada mitte. Tunnistajad kutsuti ette üks haaval ja vannutati. Porgaste Mölder Mart, Palmse pärustalupoeg, oskab palvetada, käib armulaual, üle 68 aasta vana tunnistab. Reiter tuli linnast, oli pisut joopnud ja nõudis kohe õlut. Mölder ei andnud, siis läks teiste juurde, võttis nende kannu ja jõi sellest. Sellest jäi rohkem purju, läks siis Jürgeni juurde ja ütles, sina verepoeg, kuidas sa istud ja lõi teda. Ta oli Jürgeni peale juba ennem vihane, mille põhjust Mölder ei tea. Edasi lõi ta Jürgenit veel mitu korda, peksis jalgadega ja torkis talle kannusega otse näkku, ka siis, kui see end magama oli asetanud.
nii et Jürgenil olid silmad sinised ja tursunud ja suust ja ninast jooksis verd. Nemad on Reiterit Jürgeni juurest eemale kiskunud. Seda Mölder ei ole näinud, kuidas Jürgen Reiterit noaga torkas. Jumal teab, kuidas temale nuga kätte oli sattunud. Kogu oma elu on Jürgen vagane mees olnud ja ei ole midagi kurja teinud. Kui Reiter suremas oli Mölder temale öelnud: nüüd, Johan, nüüd tuleb viimane tund, mis ütled sa nüüd sellest mehest? Reiter öelnud: Jumal andestagu mulle minu pattud, minu pärast elaguda, teie ärge himustage tema verd, ning hommikul ta suri. Jürgen ei lahkunud, nagu see oli juhtunud 2 aasta eest. Vahemärkuseks ma ütleksin, et Pauline tapmise juhtum oli siis vist ka 2 aasta eest. Vaid jäi oma talusse, öeldes: Jumal ja kohus tehku temaga, mida soovivad. Edasi kuulatakse tunnistajatena üles veel Mölder Martinaine Ant, see on 50-aastane, Ero Jürgen, Pamse pärus talupoeg 40-aastane ja Tulli Hans, Pamse pärus talupoeg 25-aastane. Viimane ei ole veel armulaval olnud ja sellepärast vannet ei võetud. Nad kõik tunnistavad, et Reiter on Jürgenit rängasti peeksnud ja teda ka tappa ähvardanud. Virujärve vasallkohus on see asi ees olnud 9. veebruarist kuni 9. märtsini 1677, see on kuu aega ja lõpetatakse otsusega, et Peepu Jürgenile tapmise süütegu ja trahvi peale ei panda, aga avalikku pattu kahetsust kirikus peab ta kandma. Lõpetuseks tahaksin ära märkida, et oli ikka hea küll, et juhtus niisuguseid tapmisi ja salakaubalugusid. Kuidas muidu oleks säärane väike ja vaene Rannaküla Käsmu ajalooallikasse sattunud. Andku siis mu esiisa Sepa Mart mulle andeks ja Jumala valutu mõtte.